viisaklikku huumori veel. Aga eile ma käisin Salve gümnaasiumi emadepäeva kontserdil ja seal direktor ütles, et ema kohustus on tingimusteta armastada, lohutada ja osata astuda samm tagasi, kui laps on valmis ise hakkama saama. Ja siis mul tekkiski mõte, et tegelikult meie ema ongi kogu aeg seisnud nagu sammuke meist tagapool. Et see võib-olla ei sobi tänase konteksti, aga me ei saa öelda, et meie ema on meil patse pununud, sest ta sundis meid kandma maailma jubedamaid poisipäid, sest see oli mugavam. Ta ei ole kunagi meie tööõpetuse tuli sokke valmis kudunud, sest ta lihtsalt ei osanud seda. Ta ei ole meile kunagi õhtu juttu lugenud, sest selleks oli isa. Kõik minu 38 jõululaupäeva, vähemalt pooled nendest on ema olnud tööd. Emadepäeva hommikul ta tõenäoliselt laekus kell 9:30 ja kukkus voodisse. Et selles mõttes ma ei saa jah öelda, et milline, ma ei tea, klassikaliselt emalik lapsepõlvul on olnud. Aga ta oli tõesti kogu aeg olemas. Selles mõttes, et ükskõik, mis juhtus, me teadsime, et ta on seal 2 sammu meie selja taga, et ta püüab meid alati kinni, kui midagi juhtuma peaks, ja ta oli alati telefonikõne kaugusel. Ja täna ma sain eile õhtul meili, et ma pean siin rääkima, ja õnneks oli seal küsimus, et milline on teie ema. Et siis me siin teel siia mõtlesime, et kõigepealt see, mis seda iseloomustab ja millega on mõnest kolleegid nõus ja nad on seda korduvalt öelnud, et nad ei suuda ära imestada seda kannatlikkust, mis tal on. Et ta suudab kõik maailma lollused ära taluda ja seda ei ütle nagu sellele mitte midagi.